armas kuulaja! Täna räägime sellest, kuidas Liisa Indra on veganluse kohta infot jaganud ning sellest, kuidas ta seda infot kõige mõjusamini on jaganud. Tere, Liisa Indra! Hei, Emma! Kuidas sinust vegan sai? Tead, minuga juhtus see nüüd juba, ma arvan, peaaegu pool tagasi. Ma olen tänaseks 37 ja see oli 20. algus, kui ma töötasin Tele2 Eestis kommunikatsioonijuhina ja meil oli seal tööl üks hästi kihvt turundusjuht, kes üks hetk ütles, et tema on taimetoitlane. Ja ma küsisin, et issand, aga miks, et kus kohast sa siis saad oma valku ja kõike mingisuguse muid asju ja rauda. Sest et need olid sellised stampküsimused ja kuidagi ma olin harjunud neid kuulama ja siis küsisin samamoodi edasi, see siuke reaktsioon. Ja tead, ta vastas mulle nii toredasti. Ta ütles, et aga tead, loomad on mu sõbrad ja ma ei söö oma sõpru. Ja see pani mind nagu mõtlema, ta jäi mul sees kõlama, et hästi, aga loomad on minu sõbrad ka, et miks siis ma neid söön, kui ma tegelikult saan ilma. Ja aastaid hiljem oli mul päris raske, ma põlesin läbi oma töökohal, ehk siis, et ma lihtsalt tegin väga-väga palju kogu aeg tööd, väsisin ära ja rohkem ei jaksanud ja füüsiliselt oli mul väga raske. Ja siis otsustasin pöörduda selle poole, et lihtsalt teen läbi ühe programmi, mis peaks siis keha puhastama. Ja see oli suvine aeg, juuni või juuli, siuke mõnus pehme suvi, päike paistab, hästi lihtne on turult osta värsked asju. Ja see programm nägi ette seda, et ma ei söö siis valget jahu, valget suhkurt, mitte ühtegi loomset toodet, piima, liha, muna, mitte midagi. Ja hästi palju värsket. Ja kuu aega niimoodi elasin. Ja kui see suvi hakkas siis juba sügisesse minema, ma järsku taipasin, et mul on kogu aeg siuke hea tunne sees ja kogu aeg on jõudu, kogu aeg on energia suhteliselt tasakaalukalt niimoodi üleval. Et ei ole seda, et ma olen päeva jooksul mitu korda väsinud või üldse väsin ära. Ma jaksasin hästi palju ja ma märkasin, kuidas mu tuju mõjutas. Nii et need olid sellised esimesed seemned. Ma olen märganud, et inimestel on vaja seemneid eri kohtadest saada siukest kogemust või infot, kuni ta siis ise otsustab proovida. Ja see oli minu jaoks toona lihtsalt kogemus, sest ikkagi ühiskond oli päris palju, tuli välja selliste küsimustega, minu pere ja sõbrad ka, et kus sa ikkagi saad valku ja kus sa saad rauda ja kus sa saad B12 vitamiini. Nii et toona ma ei osanud vastata, ma tundsin, et need piigid olid kõik nagu minu suunas ja ma otsustasin, et see oli lihtsalt hea kogemus ja ma nagu vaikselt suurendasin küll taimsete toitude osakaalu, aga ma ei loobunud toona veel siis loomsest. Aga mis on su lemmiktoidud? Mu lemmiktoidud. Mul näiteks väga maitseb üks hummus, mis on karrine hummus. Siis rukkipala, vaata see, mis on hästi õhukene. Rukkipala sinna peale, röstid selle ära ja siis sinna peale hummust, mingid veganjuustu, tomatid, kergelt sidrunipipart. Ja siis mulle maitsevad tegelikult salatid niimoodi, et ma praen suitsutatud tofut siukses teriyaki või sojakastmes krõbedaks mõlemalt poolt. Võib-olla ka tofu viiner näiteks hoppiski, lõikan tükkideks ja praen mõlemalt poolt. Ja siis viskan kaussi sinna juurde, hakin näiteks roomasalatit või jääsalatit. Panen juurde lillat sibulat, mulle meeldib lilla sibul, sest ta on siuke nagu natuke kergema maitsega. Siis panen sinna tomatit, võib-olla õhukesi mingi brokkoliviile, siis koorin selle koorimisnoaga mõned õhukesed porgandiviilud, natuke oliiviõli, natuke meresoola ja siis hunnik maitsepärmi ja segan selle kõik läbi ja see jääb siuke juustune, krõmps, hästi mõnus värske salat. Aga vaata, siukeste toitude puhul on oluline teada, et sa saaksid oma päevased kalorid kätte, kui palju sa pead siis ühest toidust saama energiat. Ma arvan, et igaüks tegelikult võiks korraks vaadata, et mis tema pikkuse ja kaalu ja siukse aktiivsusega päeva jooksul see kaloraaž peaks olema. Et nende salatitega enamasti sa tegelikult ei saa piisavalt kaloreid, sa võid korraks saada kõhu täis, eks ju, aga
aga sinna peab jah viskama juurde mingisugust toitvamat asja, näiteks nagu tofu, mis annab sulle kaloreid ja annab valke, või siis tofu viinerid või siis mu väga lemmik on, kusjuures kui ma lõikan kartuli sellisteks pisikesteks kuubikuteks ja panen ahju. Ja siis, kui ta juba hakkab seal krõbedamaks minema, siis ma segan ta läbi küüslauguga ja maitseainetega, natuke kartulimaitseainet ja siis võtan välja ja segan veel peterseliga kokku. See on mega hea. Kuidas sai alguse Banaanisaar? Hea küsimus, Emma. Tead, see sai niimoodi alguse, et ma sain emaks ja see oli nii suur muutus, et kui sa järsku saad emaks ja vastutad kellegi teise elu eest ja ma taipasin, et mul oli sisetunne, et veganlus on midagi sellist, mida ma tahaksin proovida, aga ei olnud infot, ma hakkasin ise uurima ja ma taipasin ja leidsin seda infot hästi palju mööda maad. Ja ma nägin, et tegelikult see on see info, mida mul endal oleks vaja ja seetõttu, et mul oli seda vaja ja seda ei olnud. Ma hakkasin pidama blogi Banaanisaar. Ja mis on Banaanisaare eesmärk? No Banaanisaare eesmärk tegelikult on niisuguse oma loo jagamine. Toona ei olnud kedagi, kes räägiks ja kajastaks taimetoidust uudiseid, aga tegelikult on selline õlg-õlatunde tekitamine. Nii palju oli 10-11 aastat tagasi seda hirmu. Nii kui ma ütlesin välja, et ma olen vegan, kohe tulistati mulle vastu 1 000 000 küsimust, täpselt need samad, kus sa saad valku, kus sa saad rauda, kus sa saad B12, aga kuidas on asendamatute aminohabedega ja nii edasi. Järsku, kui sa ütlesid välja, et sa oled vegan, kõik olid mingisugused toitumisteadlased ja teadsid täpselt, kuidas sa peaksid sööma, eks ju. Ja nagu muutusid isegi vihaseks. Ja ma mõtlesin, et see ei ole okei, et ma tahaksin aidata ühiskonnas nagu inimeste teadlikkust kasvatada natuke. Et see on väga lihtne, see on täiesti ohutu, see on maailmas levinud, tunnustatud, kõik suuremad toitumisorganisatsioonid, arstid teavad sellest, lihtsalt Eestis oli info puudus. Ja ma tahtsingi jagada tegelikult seda laste taimetoitluse teemat. Ja mõtlesingi, et ma oma elu kaudu saan näidata ja neid müüte maha murda, sest sellega oli seotud ka üks lugu. Ja see oli niimoodi, et mul on 2 last tänaseks ja siis oli mul pisike poeg 2-aastane, kui ma ootasin oma teist last. Ja ta jäi hästi haigeks, 2-aastane poeg 2-aastaselt siis. Ja me läksime laste haiglasse ja siis tal oli kõrge palavik mitu päeva ja see ei läinud ära ja siis tal tekkisid palavikukrambid. Ma ei tea, kas sa oled näinud, aga tuleb välja, et kuni 6-aastased lapsed ja enamasti poisid võivad elu jooksul kogeda palavikukrampe. See tähendab seda, et ta läheb välja nagu siuke, et silmad lähevad tagurpidi ja isegi nagu suust võib siukest nagu vahtu tulla ja täiesti nagu keha lihtsalt võpatab. Ja hästi tugevalt on krampis. Ja see tähendabki seda, et kuskilt maalt, kui palavik läheb kõrgemaks, näiteks mul pisikesel pojal oli siis 38,5, kui tal läks palavik üle selle, siis tal tulid krambid. Aga ma ei teadnud varem palavikukrambidest mitte midagi. Ja see tohutult ehmatas mind ära. Ma ütlesin, et appi, mis nüüd on, kohe kutsusime kiirabi, kohe läksime haiglasse, saime palaviku alanda ja kõik läks hästi. Ja siis, kui arst meid üle vaatas, ta ei küsinud kordagi, et aga mis teie laps sööb? Sest et mul poeg kogu aeg hoidis kõhust künni, ütles, et emme, kõitu aia. Ja siis mina hakkasin mõtlema, et aga kui ta sellest nii palju räägib, et tal kõht valutab, et aga mis ma talle siis süüa olen andnud? Ja toona mul tekkis sisetunne, et aga võib-olla see on see koht, et mis mind viimati väga haitas, oli see värske toit ja loomse toidu ärajätmine. Et võib-olla ma lähen sellesse kohta tagasi ja ma toona ütlesin ka sellele arstile, et aga ma arvan, et see on oluline, et kuidas tal see seedesüsteem töötab ja mis tekitab põletikku ja mis mitte. Ma loobusin seal nendest mingitest ravimitest, nad toona tahtsid anda niisugust ravimit nagu diklofenak
ja küünal, mis see siis pisikesele lapsele paneb pepust sisse, ta on niisugune, et nagu lõikad selle pooleks ja seal on toimeained, mis kohe tulevad välja. Ja seal oli kõrvaltoime muuhulgas surm. Mõtlesin, et see on uskumatu ja toona me siis vahetasime selle paratsetamooli vastu välja lihtsalt ja ma lihtsalt jälgisin, et kuidas ta palavik on ja kuidas see nii kõrgeks ei lähe, siis ma ei annagi talle seda. Sest tänaseks me ju teame, et palavik on hästi oluline, mida kogeda, kui on viirushaigus. Et see kõrvetab selle viiruse su kehast välja ja seda ei tohiks alla niisama lasta, kui ta ei lähe liiga kõrgele. Ja toona me muutsime, kohe ma hakkasin tegema talle rohelisi smuutisid, haiglatoit, kusjuures on ju ka selline, et nad toovad sulle ikkagi piimaga suppe või leib, kus on see paks vorstiviil peal, mingisugust kohvi, lõga, tegelikult pisike laps pead küsima, aga palun mahla, sest et ta on 2-aastane, ta ei joo kohvi. Ja no ma tunnen, et haiglatoit peaks kindlasti olema tervist toetavama. Aga toona arst ütles, et ta on rotaviirus lihtsalt ja mina siis otsustasin, et värske toit, kõik loomse jätame ära ja vaatame, mis saab. Ja tead, Emma, sai see, et sealt edasi enam ei olnud meil tavaline olla mitu korda aastas haige. Kui me varem olime haiged niimoodi, 5 päeva ikka oled järjest vabalt haige. Palavik on mitu päeva, see on nohu ja siis on püha ja niimoodi vireled. Siis ma märkasin, et muutus see, et haigused läksid hästi kergelt lihtsalt läbi. Võis olla niimoodi, et on üks päev palavik, teine päev tuleb kerge nohu ja lihtsalt lähebki mööda niimoodi paari päevaga. Ma olin täiesti hämmastunud, et siuke asi saab olla. Mõtlesin, et issand, miks sellest ei räägita? Et kui palju sa saad oma tervist mõjutada lihtsa toitumisvalikuga. Ja ma ise märkasin seda, et kui mul ikkagi aeg-ajalt tuli mingid punnikesi näkku ja kohati oli nahk natuke rasune, siis nahk näeks nii ilusaks, kui ma piimatoodetest loobusin. Vot. Mida sa 10 aasta jooksul oled teinud, et teavitada inimesi taimse toidu positiivsetest mõjudest? Hea küsimus. Küllap see vist on peamiselt hästi avatult ja sõbralikult sellest veganlusest rääkimine. Ma mäletan, et toona mulle ka erisugused arstid ütlesid, et aga see kahjustab su lapsi ja nad ei kasva. Aga mul sattus ette ka hästi toredaid arste, kes ütlesid, et tegelikult see on maailmas leviv trend ja siin tõesti on midagi, mida nagu lähemalt uurida. Ma tunnen, et Banaani Saar blogina kindlasti on olnud midagi sellist, mis ma arvan, et ongi täitnud seda põhilist rolli, et lihtsalt näitad, et see on võimalik ja mis küsimusi tahad, et ma arvan, ma oskan endale tänaseks vastata. Ma olen hästi oluliseks pidanud seda, et ma olen sellise vägivallatu ja inspireeriva elu poolt ja ma ei ole millegi vastu konkreetselt. Ma ei taha minna sellesse energiasse või tundesse, kuidas ma õudselt võitlen loomade õiguste eest või et jagan Facebookis hästi palju piinlevaid loomi. Ma olen kursis väga hästi, mis seal süsteemis toimub ja mu vanemad elavad Sauel ja Saue lähedal on üks päris suur piimafarm, kus on hommikuti käisin mõnikord jooksmas ja läksin sealt mööda. Ja seal on niimoodi suured laudauksed on niimoodi lahti ja näed sisse või isegi juurde minna. Kuidas need lehmad on seal betoonpõranda peal või sellised tugeva kivipõranda peal. Neil on ketid kaelas, nad ei saa liigutada nagu niimoodi, et nad ümber näiteks enda teeksid ringi. Neil võetakse ju ära pisikesed beebid on ju selle eesmärgiga, et siis inimesed saaksid selle lehmaemme piima. Mul lihtsalt väga kurb on seda alati vaadata. Aga ma leian, et sellise kurbuse ja väga äärmuslike piltide või filmide või sõnumite levitamine ei ole küll see, mis inimesi inspireerib. Sest kui midagi on rõve, siis sa enamasti hüppad sellest eemale. Aga kui midagi on äge ja inspireeriv, siis on see, et aga tahaks veel teada või et nii kihvt. Ja see on see, mis tõmbab ju inimesi sinu poole. Nii et selle saatega, mis ma tegin Ela hästi, ma tegin seda 3 aastat.
seal ma püüdsin tegelikult kokku tuua ja kajastada mitte ainult vegan teemasid, vaid ka väga tuntud lihasööjad tulid ja tegid taimseid retsepte. Näiteks Ott Kiivikas oli üks, kes leiutas tead kui ägeda vegan brownie ja siis Eerik Orgu käis seal tegemas vegan toitu ja ma rääkisin nii nendega, kes olid taimsel toidul ja oli teada, et nad on taimsel toidul ja seda armastavad. Näiteks armastatud laulja Lea, kes siis nüüd üle-eelmine aasta meie seast lahkus, Blacki laulja kunagine. Aga oli ka neid, kes olid siuksed naljakad nagu mingid selgeltnägijad, Alissa, kes oli kunagi võitja ja inimesed tulid ikka kõige kummalisemate veidrate retseptidega. Ja mulle meeldis see, et oli keegi, kes tuli kaasa mõtlema, ise ei olnud üldse vegan. Ja siis mõtles välja mingi mega ägeda retsepti. Ja siis ilmselt ka see töö, mida ma praegu teen, sest ma olen kommunikatsioonikonsultant ühes suures kommunikatsiooniagentuuris ja seal on ikka väga äge vaadata, et kui näiteks mõni suur ettevõte tuleb, siis ma saan teda aidata selles, et ta meie poole pöördub, et ta tahab äkki meedias kuidagi abi või tahab, et me teeksime talle uudiseid, lugusid, niisuguse igapäevatööga tegelen. Et siis põhimõtteliselt ma saan teda aidata sellega, et kui ta päriselt ka kannab neid väärtusi, et tema jaoks on oluline, et oleks et kõik kalad näiteks, mis on Eestis müügil, oleksid jätkusuutlikud ja kestlikult püütud. Ehk siis, et need ei ole püütud traalritega, mis käivad ja kaevavad seda merepinda, rikuvad seda elukeskkonda ja siis paljud mereloomad satuvad sinna ka enda kaladega, mida nad püüavad ja siis need surevad ära, visatakse lihtsalt üle laeva ääre. Et tegelikult on tänaseks juba sertifitseeritud kalad näiteks. Ehk siis, et mis on, esiteks püütakse neid kalu, mis ei ole väljasuremisohus, teisi sa süüa ei tohi. Ja teiseks püütakse niimoodi, et sa ei riku nende mereloomade elukeskkonda, et sa ei sega neid. Palju seda tänaseks ei tehta, aga on mõned kohad, näiteks Rimi, kus kohas saab selliseid kalasid osta, kui sa kala sööd, tavalised inimesed. Siis teiseks on hästi oluline öelda välja, et sa ei pea olema vegan, et vegan tooteid proovida. Õudselt kihvt trend mööda maailma on siis see, et New York Times eelmine aasta nimetas selle reductionism ehk siis vähendamine. Et levinud on liha vähendamise trend ja USA-s lihatootjad alustasid lobi ehk siis liha reklaamimist nagu positiivsena, sest koroona ajastu tegi sellise asja, et kõik rohelised teemad, keskkonnateemad ja ka taimetoitlus hakkas tohutult kasvama ja piimatootjad tegid sarnast asja, isegi Eestis on seda ka katsetatud, et lobistada ehk siis reklaamida ja levitada infot just kui see loomne toit oleks õudselt tervislik. Selles osas on ka teadus üsna selge, et mida piim ja üleliigne liha tarbimine ikkagi inimese kehaga teeb ja teada on see, et see ei pea üldse kartma. Sa saad kõik vitamiinid ja mineraalid, vajalikud toitained, asendamatud aminohapped, valgud kätte taimsest toidust palju kergemalt ja keskkonnasäästlikumalt kui loomsest toidust. Ja ma olen alati mõelnud, mis on kõige toimivamad meetodid, et jõuda oma sõnumiga teisteni? Okei. Ma võiks öelda, et ma olen proovinud siin erinevaid meetodid teadlikult või vähem teadlikult, aga väga hästi on töötanud see, et sa räägid läbi oma kogemuse ja sõbralikult. Kindlasti selliselt võiks või oleks suhtumisest ei ole eriti kasu, et võiks olla nii, et ja siis vinguda mingi asja üle, vaid keskendud sellele, mis on hea ja räägid sellest. Kas või see, et jagad oma ägedaid
vegan toidupilte näiteks, et kui lihtne see on. Siis kindlasti kajasta näiteks oma emotsioone ja oma arvamusi küll, et mis loob sellise hea emotsiooni või seose. Näiteks ma katsetasin ja proovisin ühelt poolt ja teiselt poolt, et mu tütar saaks Gustav Adolfi gümnaasiumis taimset toitu, aga taimetoit niimoodi linnakoolides siin Tallinnas ja eriti algkoolides ei ole levinud. Ja suuresti vana seadusandluse tõttu ja selle tõttu, et inimesed lihtsalt ei tea piisavalt ja pigem on siis öelda, et ei. Aga mul on nii hea meel, et nüüd selle aasta jaanuarist 1526 õpilast Gustav Adolfi gümnaasiumis lõpuks saavad iga päev valida toidu seast ka vegan toitu. Ja ma jagasin näiteks seda rõõmu lihtsalt ja kirjutasin sellel teemal postituse ja inimesed väga elavad kaasa sellele, hakkavad rohkem uurima. Siis ma olen tegelikult ka neid negatiivsemaid kogemusi jaganud, et mis mul on näiteks keerulised olnud, kui mul poeg tuleb lasteaiast tagasi ja nutab, ütleb, et aga tal seal lasteaias räägiti, et kui sa oled vegan ja sa piima ei joo, lehmapiima, siis sa ei kasva ja jääd kängu, ei saa toitaineid, jääd haigeks. Ja ta tuli reaalselt peale lasteaeda, tuli koju, issi tõi ta ära koju ja siis ta jooksis otse minu juurde, küsis emme, et kas ma 40-aastasena suren ära, sest ma olen vegan. Saad aru? Et milline lollus maailmas ikka levib, et ma arvan, et lollus on kõige suurem kurjus. Ja lolluse all ma mõtlen lihtsalt teadmatut lahmimist, seda ei tohi teha ja see võib mõjuda väga karmilt. Ma ei taha, et mitte ükski väike laps peaks kunagi muretsema selle pärast, et ta ei ela või sureb maha ja on haige lihtsalt selle pärast, et loomad on ta sõbrad, et ta ei söö oma sõpru ja ta saab siis taimset toitu. Seetõttu ma olen juba pisikesest peale lastele niimoodi Animals Australia, kus juures näitab selliseid meeldivamaid videosid, lihtsalt ma näitasin lastele ära, et kuidas sigasid hoitakse, neid lehmasid seal sauel me oleme ise käinud vaatamas. Kanadest olen rääkinud ja need on ju bussipeatustest ilmselt seal teie juures ka olnud, on reklaamid, kuidas üks kana enamasti suures tootmises peab elama A4 lehe suurusel alal, ei saa ka eriti liigutada ja raudpuuris, metallpuuris. Et need on lihtsalt nii karmid tingimused, et me ei taha neile niimoodi teha, kui me teame, et me saame kõik vajalikku kätte ka teistsugusest toidust. Sellist asja näiteks jagasin küll. Siis alati usu oma kogemust ja sisetunnet, sest see lähtub sul ikkagi sisemisest inspiratsioonist. Mis iganes tekitab sul sellist ägedat äratundmist, et tekitab huvi või et inspiratsioon tuleb kohe, et ma tahan sellest rohkem teada, ma tahan sellest rääkida, siis kasuta seda. See on see kindlasti, millest lähtuda. Ma ei tea, kas sa siis tahad tõstatada näiteks mingisugust teemat veganluse osas, äkki sa tahad teha mingisuguseid jutustamisi, kutsuda kas või see sama podcast, mis sa praegu Emma siin teed, ilmselt sa teed seda sellepärast, et sulle meeldib, eks ju. Ma arvan, et see on väga äge, see ongi see, mis edasi viib. Ja kindlasti jagada igasuguseid positiivseid uudiseid. Näiteks kas või see, et 2020 aastal tõusid rohefondid maailmas kõige rohkem. Ehk siis, et investeeriti raha kõige rohkem rohelistesse keskkonnasäästlikesse ettevõtmistesse. Veganlus on saanud hästi populaarseks. Vahepeal oli Iisraeli kohta öeldud, et Iisrael on mingi uus vegan riik, sest et seal on lihtsalt nii palju vegan tooteid, vegan kohvikud, et enamus on vegan. Siin on meil ka, kui vaatad suuri jaekette, siis vegan toodete osakaal on aasta-aastalt hästi palju kasvanud. Seda igasuguseid uusi tooteid vabalt tutvustada, see on hästi kihvt. Ja alati on kihvt rääkida ka sellest, et mis mujal näiteks toimub. Üks asi on see, mis meil siin Eestis on, aga kui sa satud kokku mõne põneva teistsuguse keskkonnaga, näiteks mul kooliõde läks elama Soome ja siis, kui me talle külla läksime, siis selgus, et Soomes on lasteaias juba valikus, et tee lihtsalt linnukene ja saad vegan toitu. Mitte mingit küsimust ei olnud.
Eestis, mina toona tegin 8 aastat tagasi ikkagi pika avalduse, kus ma kirjutasin, et jaa, ma vastutan ise oma laste toitumise eest, ma olen täiesti teadlik, et nad söövad taimetoitu et nagu sihuke väga veider. Soomes on nii, et nii lasteaedades, koolides, ülikoolides on veganlus väga tavaline, väga levinud. Sellest ei räägita, nagu see oleks midagi eriskummalist. Hästi oluline on püüda mitte eristada, ma arvan, lapsi koolides. Mina näiteks märkasin, et mu lapsed, nad ei taha olla koolis erinevad, nad ei taha võtta välja oma võileiba, kui kõik teised söövad ju koolitoitu. Ja siis, kui sa näed midagi kihvti toodet uut, siis why not sellest rääkida. Mõjuisikutel, suunamutijatel võib-olla isegi õnnestub siin saada mingit diili näiteks, et sa tutvustad tooteid ja saad ise tasuta neid tooteid või saad selle pealt väikese rahasumma, mis tasakaalustab selle ära, et sa sellele oma aega pühendad, saad neid välja loosida oma lehel. Ja ma tegelikult usun seda, et veganlus on tulevikus tavaline ja loomasööjad on need, kes siis nurgapoodides peavad käima ja endale vorsti ostma. Sest suuremas osas me läheme väga keskkonnasäästlikuks. Mis on olnud peamised vead ja ämbrisse astumised sinu teekonnal? See üks asi, mis ma mäletan kohe algusest ja ma olen märganud, et paljud veganid teevad seda ja mina ka. Kui ma avastasin, kui äge see veganlus on, siis ma olin eufoorias sellest. Ma tahtsin rohkem teada nii loomadest kui toitainetest ja ma muudkui vatrasin sellest lihtsalt kogu aeg. Ja ma arvan, et kõige suurem viga on sellest lihtsalt kogu aeg vatrata, sest inimestel on kopp ees, nad ei viitsi kuulata seda, kui äge see veganlus on. Vaid võib-olla mõned inimesed, kes tahavad siin kuulata, et siis nendele räägi on ju, kuidas, ma ei tea, raud su kehas imendub heemne ja mitte heemne raud on ju. No ma läksin täiesti molekulaarbioloogiasse välja ja ma päriselt õppisingi seda pärast, sest et see oli toitumisteadust ka, sest oli mul lihtsalt nii huvitav. Aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et suurim ämber on see jah, liiga palju sel teemal liiga sügavalt kõikidega vatramine ja teiseks alguses ma jagasin tõesti seda Earthlingsi teemat. Earthlings on üks levinud film, kuhu loeb peale tuntud Hollywoodi näitleja Joaquin Phoenix ja vot see tegi mind hästi kurvaks, sest ta näitas täpselt välja, mismoodi siis loomi ekspluateeritakse nii toidutööstuses, rõivatööstuses, meelelahutuses, kosmeetikatööstuses, you name it. Et selle kurbuse ja siukse vägivalla levitamine ei ole küll vegan filosoofia. Kellega oled sa teinud koostööd veganluse levitamise kohta? Okei. Ma olen teinud koostööd, ma arvan, Eesti suurimate suunamudijatega küll. Mulle väga meeldis koostöö näiteks Paljast porgandiga, siis igasuguste telejaamadega. Ma töötasin MTÜs Mondo, mis on Eesti suurim humanitaarorganisatsioon ja nemad aitavad siis Aafrikas näiteks lapsi, teevad seal koole ja veesüsteeme, aitavad pagulaste laagrites, et oleks seal inimestel süüa, juua ja riideid. Ja üks asi, mis me nendega tegime, oli see, et ma sain kommunikatsiooni osas neid kaasa aidata ühes kliimaprojektis ja me mõtlesime välja ägeda seriaali, millest sai ETV-s siis Planeedi päästjad, kus inimesed pidid katsetama taimetoitlust ja pakendivabadust ja selliseid asju. Mu töö ongi välja mõelda lahendusi, kuidas siis ühiskonnas mingitest teemadest rääkida. Näiteks selle kliimamuutuste puhul oligi meie ülesanne, et kuidas me saame teha nii, et sellest kliimamuutuste teemast ja kliimamuutuste osas ka lahendustest rohkem räägitakse. Ja siis üks mõte oli selline seriaal. Siis Tallinna TV-ga tegelikult see Ela hästi saade oli üks populaarsemaid saateid ja sellel oli päris kõvasti vaatajaid, 10 000, et see oli päris äge seda teha ja koostööd
praegu, no muidugi need tegelikult on ka mul tuttavaid juba tekkinud siin hästi toredaid südamega inimesi ministeeriumites ja väljaannetes. Näiteks Keskkonnaministeerium tegi ühe kihvti konverentsi ja ma mõtlesin, et see oli ikka nii äge, et ma sain siin rääkima minna, seda kogeda. See oli teemal Eesti aastal 2100 suvetroopika või külm Põhjamaa ja rääkisid siis kliimateadlased mööda maad, näiteks Norrast. Ja siis rääkisid ka meie oma teadlased ja sai arutada, et aga mis on need olulised muutused ja mis on eriti äge, ma nägin, kuidas riigisüsteemis igasugustes tähtsates ametkondades ja ministeeriumites on nii palju inimesi, kes päriselt on ise ka veganid või neid see teema huvitab, mis tähendab seda, et süsteemi sees on muutus olemas. Ja ajalehed, muidugi see on alati hea, et sa saad nendest teemadest rääkida ja tekitada selliseid uudisvoogusid ja kogu aeg uuesti rääkida, kui safe, kui turvaline see on, et sa oled vegan, kui lihtne see on anda näpunäiteid, mida jälgida, rääkida mõnest toredast retseptist, oma kogemustest, see on alati väga teretulnud. Samuti on üks küsimus, mida olen paljudelt küsinud, sest siin Vastselinas koolis ei pakuta taimetoitu. Kuidas jõuda taimetoiduga kooli? Alustuseks siis ma arvan, et sa võiksid vaadata, et kuidas korraldada koolis küsitlus, et kui palju päriselt on neid huvilisi, kes tahaksid. Sest see annab sulle numbri ja selle numbriga siis saate hakata võtma pakkumisi toitlustajatelt ja minna ka toitlustaja juurde. Kui sul on näiteks kooliga ka see konflikt, et aga äkki ei taheta, eks ju, no siis kõigepealt saab korraldada küsitluse õpilaste seas ja minna sellega kooli juhtkonna ja õpetajatega laua taha öelda, et tegelikult see on nii äge teema ja et see on meile hästi oluline, et kuidas me saame teha nii, et meil on ka taimetoit. Ja siis võtta nemad ka nagu kaasa selle asja läbiviimisel. Inimesed ei taha olla su vastu, nad tahavad olla mingi ägeda asja koostegijad, partnerid ja siis sa saad õpetajad ka juhtkonna äkki endaga kaasa kampa. Ja siis hakata otsima toitlustajaid, kes Vastselinas koolidele, lasteaedadele, haridusasutustele võiksid viitsida teha toitu. Ilmselt sa pead vaatama siis, et mis teil see ühe toidukorra hind, eks ju on. Ma tean, et Tallinnas on see mingi €1.70 midagi vist või? No, mitte väga palju lõunasöögi jaoks iseenesest. Aga kindlasti, mida rohkem on inimesi, kes tahavad vegan toitu, seda odavamalt saab seda pakkuda. Ja võtate siis neid toitlustajaid laua taha. Meil näiteks siin Tallinnas on Baltic Restaurants, kes on väidetavalt Eestis üks suurimaid koolitoitlustajaid. Ja ma ei teagi, kas need Lõuna-Eesti pool on ka, kas seda võib vabalt uurida, sest ma tean, et nad on tegelikult üle Eesti. Neil on köögid üle Eesti. Mis sa arvad, kuidas te muidu praegu olete seda uurinud või lahendanud? Ma ise seal koolis ei käi, aga mul on üks sõber, kes on tahtnud sinna kooli taimetoitu tuua. Ja kool peab väga rangelt kinni sellest toitumispüramiidist, et ma ei tea, kuidas seda sinna nagu täpselt. Ma ei tea, need lapsed ka ei ole nagu väga vastuvõtlikud nii palju, kui mina tean. Okei, no siin võib muidugi ühelt poolt lähtuda sellest, et meil on siin näiteks 20 last, kes kindlasti tahavad iga päev vegan toitu. See võib uurida ka, et kas õpetajate seas on ka äkki kedagi, kes tahaks kas või korra päevas või korra nädalas võtta vegan toitu. See ei pea olema vegan, et süüa vegan toitu. See on niisugune nagu maitsete ja toitude osas ka, ma arvan, huvitav avastamine, et mis need veganid siis söövad. Teiseks, alati saab lähtuda ka sellest, et Euroopa Liidul ja Eesti on ju võtnud omaks ka Euroopa Liidu need suundumused, on rohelepe ja meil on kliimaeesmärgid Eesti riigina. Ja Tallinn näiteks on rohepealinn ja üle riigi need rohelised suunad on hästi oluliseks tõstetud. Et see ei ole ainult see, et sul tuttava koolis tahetakse vegan toitu ja see on mingisugune toitumise erisus ja meie nüüd tahame, vaid päriselt see on võimalus liita see vegan toit mingisuguse suurema eesmärgiga. Me tahame toetada seda, et meie regioonis, siin meie piirkonnas leviks keskkonnasäästlik mõtteviis,
me tahame, et nagu ma Telia selles videos ka ütlesin, et aga no päriselt mul on ka see tunne, et aga ma tahan, et jäävad alles need pagana 4 aasta aega. Et ei ole niimoodi, et on mingi nõme sihuke hall ilm 9 kuud on ju. Ma tahan, et on talv ja ma tahan, et on suvi ja sügis ja kevad ja ma tahan, et on metsad ja ma tahan, et oleks rohelust ja ma tahan, et meie meri jääks puhtaks, sest Läänemeri teatavasti on ju surnud tsoon NASA järgi. Tähendab seda, et siia lihtsalt tuleb ümberkaudsetest põldudelt ja loomapidamistelt nii palju siukseid mürgiseid aineid, mis siis mõjutavad seda, mis keskkond seal on, eks ju, et kas need kalad siis on seal terved või haiged või nii edasi. Näiteks Rootsis öeldakse rasedatele naistele, et please ärge Läänemere kala sööge, sest see lihtsalt ei sobi. Et kui ma ei tea, kes teil seal Vastseliinas näiteks Vastseliina mingite arengutega tegeleb, aga minu meelest väga kihvt on öelda, et me tegelikult tahaksime seda taimetoitu sellepärast, et me tahame kaasa aidata sellele, et meie piirkond ka osaleb Eesti riigi alles jäämises ja see on meile oluline peale selle, et see muidugi väga maitseb ka. Samuti on veel üks sarnane küsimus, et kuidas noor saaks enda koju tuua taimetoitu, kui vanemad seda ei toeta? See on päris keeruline küsimus, eks ju. Siis ilmselt esimene asi on see, et vanemad ilmselt ei toeta sellepärast, nad ei tea piisavalt ja võib-olla neil ei aega, et seda nagu süüvida. Ilmselt on kõigepealt hästi lihtne enda jaoks ära vastata siis, et miks see taimetoit on hea ja võtta ka need klassikalised müüdid ja lihtsalt ükshaaval ära vastata. Kus sa saad valku, panedki kõik need valguallikad sinna. Eesti Vegan Seltsil on kusjuures väga head lühikesed, konkreetsed, kas info kirjutad lihtsalt maha või siis on pildilised, nagu, et valgutsed siit, omegatsed siit, rauaga on niimoodi. Endale teed kõigepealt selgeks, et kuidas see siis on turvaline, sest see on hästi oluline, ma arvan, tänapäeva ühiskonnas ära vastata ja ise ka teada, et sa ei tunneks ennast halvasti, kui keegi küsib siukseid asju. Ja kui sa endale teed selle selgeks, siis see tervis on ju ainult üks osa, on ju. Teine on see, et aga miks me toome loomadele kannatusi? Me ei pea seda tegema, kui me tegelikult saame ju kõik oma toitained kätte ka mujalt. Ja mina vaatan neid loomi ka eestlastena. Minu meelest kalad on nagu meres elavad eestlased ja loomad on nagu metsas elavad eestlased, et miks ainult inimesed on eestlased? Eesti riik on ju mingisugune piirkond ja siin piirkonnas on ju erisuguseid olendeid. Ja minu meelest loomad ongi põhimõtteliselt nagu, nad on teise liigi esindajad, aga ma suhtun nendesse nagu, ma ei tea, teise riigi esindajatesse, kes nagu lihtsalt räägivad teist keelt, et miks me teeme oma kaaskondlastele niimoodi. Ja see ei pea isegi olema ainult Eestiga seotud, kui me räägime mingisugusest, ma ei tea, loomalihast, mis tuleb kuskilt, ma ei tea, kuskilt kaugelt maalt või midagi Poolast või kuskilt mujalt. Et miks me teeme niimoodi loomadele? Ja siin võib ka tuua siukseid kihvte psühholoogilisi küsimusi. Melanie Joy on üks hästi kihvt naine, keda ma intervjueerisin ühel loomaõiguste konverentsil. Ta on Harvardis lõpetanud psühholoog ja ta õpetab seal ka Harvardis ja tegi seal oma uurimustööd, doktorantuuri siis. Ja ta esitas hästi kihvti küsimusi, et aga miks me sööme ühtesid loomi, miks me sööme sigu, kanname lehmi ja ma ei tea, mängime koertega või? No midagi siukest, et nagu loomad on ju kõik ühtsed. Et kui sa sööd loomi, et miks siis koeraliha ei söö näiteks? Või kui sulle hullud lehmapiim maitseb, et aga proovi siis rotipiima ka, see on palju valgu rohkem. Et vaata, mõned on sellised nagu ja ma arvan, et selliste asjadega on täitsa okei nagu alustada, et öelda ja sõbralikult ka, et MS-i, et mulle tundub, et see taimetoit tegelikult on päris huvitav asi, ma tahaks seda proovida. Te ei pea muretsema, ma päriselt uurisin järgi kõik küsimused, mis võivad tõstatuda. Ma tean, kust ma saan valku ja rauda kõiki muid aineid ja tegelikult see ei ole üldse nii keeruline. Ma tunnen, et see on maailma jaoks oluline
ja ma tahaks proovida, kuidas mina sellega hakkama saan, et mul oleks väga vaja, et te mind aitate, sest võib-olla ma ei ole nii hea kokk, on ju. Ja siis lihtne on niimoodi, et vanemad teevad seda toitu, mul on siis kolleegide seas, ma olen just selle sama teemaga kokku puutunud, et mul on siis 2 töökaaslast, kes on emad ise ja neil on kodus lapsed, kes ongi niimoodi tulnud ja öelnud, et aga ma olen taimetoitlane. Ja see tekitas nagu emale ikkagi nagu päris peavalu, et issand, mida ma siis nagu nüüd veel süüa peaks andma. Aga ma pakuks lahendusena sellise asja, et koos esiteks jah, vaadake nende asjade peale, aga võib ju teha ahjukartulit ja salatit, mis võivad olla ju vegan ja siis igaüks võib ju juurde praadida sinna tofuviinerit või sealiha, et ei pea olema niimoodi, et kogu pere läheb veganiks, vaid nad võivad ka ju maitsta seda vegan toitu ja mis siis, kui näiteks kord nädalas ongi üks vegan õhtusöök ja siis saate rääkida nendest maitseavastustest, teha kikerhernekarrid näiteks, mis ei ole midagi keerulist, väga lihtne või katsetada mingid suitsutofut, eks ju, praadida ja maitsestada. Proovida neid ägedaid hummuseid, mis meil on täna müügil erisugustes maitsevariatsioonides. Ja pluss nii põnev on ju tuua ka sisse, et seda proovida neid erinevaid piimasid, mandlipiim, kaerapiim, siis on ju kaerapiim latega, kaerapiim šokolaadiga, sojapiima, kookospiima, issand. Ja ma arvan, et kui laps toob koju Oatly jäätised, neid saab, issand, ma pean praegu mõtlema, et kas näiteks Prismad on seal teie kandis ka, kindlasti on või? Meil on see Vastseliina Konsumis ka need müügil. Super, et kui sa võtad nagu selle jäätise, võid koju ütelda, ma olen nüüd vegan. Ma arvan, et siis rohkem pole vaja rääkida, kes need on nii maitsvad lihtsalt. Need on mul endal ka lemmikjäätised, et ma ostan neid koju ja lihtsalt need on nii head. Jaa, super. Nii et läbi sellise inspireerimise, et teeme koos ja vaatame ja see on mulle oluline, et mis sa arvad, kui katsetaks. Ma arvan, et niimoodi saab päris lihtsalt. Aga tõesti Eesti Vegan Seltsist ma soovitaks kindlasti vaadata üle need asjad, mis hirmutavad. Sest kui sa selle hirmu saad nagu eest ära, siis tegelikult jääb lihtsalt see, et sa nautsid head sööki. Midagi rohkem ei ole ju. Aitäh sulle, see oli nii inspireeriv ja ma sain nii palju head infot ja ma arvan, et kuulajad said ka palju infot, et kas sul on midagi, mida sa tahaksid veel öelda? Ma arvan, et üks asi, mis ma võib-olla mainiks, on see, et kui sinu podcasti kuulajate seas peaks olema ka näiteks neid, kes on teismeeas, siis hästi oluline on teada, et hormonaalne tasakaal vaata on ju oluline ja taimetoit kindlasti toetab seda hormonaalset tasakaalu, piimatoodete ärajätmine kindlasti toetab seda, et nahk on ilusam, ei ole punne, ei ole nii tugevat seda rasueritust ja muidugi vähem suhkurt, eks ju, vähem tööle toitu, aga kindlasti ma soovitan igaühele seda, et mine löö korraks sisse see, et kui palju mul on kaloreid vaja, ehk siis kui palju ma peaks saama toidust energiat. Ja kui sa sööd taimset toitu piisavalt, ehk siis selle õige kaloraaži on ju, näiteks ma tean, et mul on umbes 2000 kalorit. Et kui sa sööd terviktoitu ja nii palju, nagu sul energiat vaja on, siis sul ei ole vaja ka mõelda selle peale, et sa peaksid võtma hunniku lisandeid. Tegelikult ei pea. Tartu Ülikoolis on ka teadlased, hästi toredad mehed teinud uuringu, et Eestis on päike aktiivne aprillist kuni septembri lõpuni. See on siis aprill, mai, juuni, juuli, august, september, pool aastat, eks ju. Ja see tähendab seda, et kui päikesekiired tulevad sul naha peale, UV-indeks on piisavalt kõrge siis, et päike on piisavalt tugev. Et kui see päike, see kiired puudutavad sinu nahka, siis hakkab pihta terve hunnik igasuguseid toimetamisi su kehas, kus kilpnääre on nagu orkestrant, ta ütleb, et sina tee seda, sina mine sinna, sina toimeta niimoodi, et ei pea muretsema liiga palju ka nende tasemete pärast, mis sul veres on. Oluline on kindlasti enne igasuguse lisandi võtmist korraks käia perearstil ja mõõta ära, et mis sul on B12 ja mis sul on D-vitamiin.
ja siis näiteks võtta peale lisandit ja vaadata, mis see muutub. Aga see ei peaks kindlasti olema see, et sul on aasta järgi niisugune nagu flat line on ju, vaid see on okei, et nagu loodus on tsükliline, inimene on tsükliline. See on okei, et sul ka ained niimoodi liiguvad üles ja alla. Muidugi ei tohiks tekkida mingid väga tugevad miinust. Aga et mitte võtta lisandeid lihtsalt niimoodi niisama lambist. B12 puhul, kui sa võtad, siis eelista metüülkobalamiini. Väga levinud on tsüanokobalamiin, aga aina rohkem metüül. See lihtsalt on üks keemiline nimetus, aga see tähendab seda, et metüülkobalamiin on kehale palju omasem ja sa saab lihtsamini selle vitamiini päriselt kätte. Aga B12 ma soovitaks, et mine löö sisse B12 ja banaanisaar, ma olen sellest õudselt palju kirjutanud. Et kui sa tahad teada natuke seda hirmu nagu maha võtta, siis lihtsalt korraks loe ja vaata ja kindlasti ennem toidulisandite võtmist testi ja söö piisavalt kaloreid, ära jäta ennast nälga ja terviktoit, ehk siis, et mitte kartulikrõpse ja makarone ketšupiga kogu aeg, mis on ka põhjus vegan on ja vaid eelista vahepeal täisterariisi ja ma ei tea, söö vahepeal auruta brookolit, pane peale maitsepärmi, vegan majoneesi. Uskumatu, mis sellest brookolist siis saab, päris maitsev. Ja, ma arvan, et see on oluline ka ära öelda. Aitäh sulle. Aitäh sulle, Emma. Ilusat päeva. Sulle ka.